Tervist, head Fookuses saate vaatajad. Teisel pool lauda on Varro Vooglaid. Tervist. Tere, Markus. Eestis on toimunud enneolematu valitsusremont, nii nagu meile peaministri Michali poolt räägitakse. Suisa nii tõsine valitsusremont, et praegune valitsus väidetavalt erineb eelmisest valitsusest, milles Michal loomulikult oli ka peaminister, nagu öö ja päev. Ja ilmsiks on tulnud ka mõned uued ministrikandidaadid, kellest ilmselt siis kõige huvitavamaid on Hendrik Terras, kes on asunud ja asub varsti maaeluministri kohale. No see jutt, et tegu on uue ja eelkõige ka parempoolse valitsusega, see vist on nüüd juba niivõrd ära leierdatud PR-kampaania, et seda nagu väga palju enam ei viitsigi kommenteerida, et meie siin Fookuses saadetes, eelnevates ja raadiosaadetes oleme ka seda kommenteerinud ja loomulikult öelnud välja, et tegu ei ole vähimalgi määral mingisuguse uue valitsusega, veel vähem parempoolse valitsusega. Jah, sinu väljendit kasutades ma pean ka ütlema, et ega väga palju ei viitsigi sel teemal nagu rääkida, sest et mida siin nii väga rääkida on, et kogu see Eesti poliitika on muutunud selliseks farsiks, et ainuke asi, millele mina olen viimastel päevadel mõelnud, on tegelikult see, et niisugust riiki ei olegi üldse võimalik kellelgi tõsiselt võtta, mis niimoodi toimib. Ei sisepoliitiliselt ega välispoliitiliselt, eks. No ei ole võimalik tõsiselt võtta ja selline riik püsib vist tõesti ainult Jumala armust või ma ei tea millest, mitte oma sisemisest jõust, mitte kuidagi pidi. Et see on ju naeruväärne lihtsalt, mis toimub. Et me võime siin rääkida erinevatest aspektidest, miks see naeruväärne kõik on, aga seegi, eks ole, et sul tuleb valitsusse põllumajandusministriks inimene, kes ütleb, et ei, mul on naine Saaremaalt ja eks mul on Kohilas ikka maakoht ka, et valdkond ei ole mulle võõras. Kas te teete nalja või? Et kas see on mingisugune paroodia või ütleme mingisugune reality show või mis siin toimub või on see päriselt Eesti Vabariik aastal 2025? Et ei ole inimestel seda elementaarset taktitunnet ka enam, et öelda, et kuulge, ma ei saa võtta vastu nagu ükskõik mis ametikohta, eks lihtsalt selleks, et saada öelda, et ma olen ka valitsuse liige, ma olen ka minister, eks, et see on nii kaugel sellisest arusaamisest, riigimehelikkusest ja üldse riigist kui sellisest, kui üldsegi saab olla minu jaoks. Absoluutselt, et kui rääkida siin, võtta kohe see Terras välja, tema sai siis regionaal- ja põllumajandusministri kandidaadiks, ilmselt lähipäevadel annab ta oma ametivande ja siin ERR-i uudises ta ka nüüd siis selgitab seda võib-olla natukene põhjalikumalt kui ma ei ole seda lugenudki või? Kui toona, kohe vaatame, mis ta räägib, et ei piisa ainult naisest Saaremaal ja maakodust Kohilas, vaid nüüd kuulame, on Terras toonud välja ka teised kvalifikatsioonid, mis tal tegelikult selles valdkonnas on. Tsiteerin, olen veetnud mitmeid suvesid, kus olen käinud tema töövarjuks, siis ta räägib, vanaisa oli veterinaararst abiliseks. Olen näiteks osalenud ühe lehma poegimisel, mis läks ka võrdlemisi keeruliselt. Oli kinni, lõpuks kui jalad kätte saadi, tõmmati vasikas välja, õnneks jäid lehm ja vasikas terveks. Olen elus 100 tunde ladunud puuriitasid. Ehk siis valdkond ja töö ei ole mulle võõras, kinnitab Terras, et maaelu on nähtud küll ja küll. Ülevaade on olemas, kuidas asjad käivad ja noor mees võib asuda Eesti Vabariigis anno domini 2025 ministri ametit pidama küll, et ega siin pole häda midagi. Töö kiidab tegijat. Ma ütlen veel kord, et mul ainuke küsimus, mis tekib, on see, et kas inimene teeb nagu nalja ja üritab kuidagi nagu kildu rebida. Et põhimõtteliselt see oleks nagu mingisugune huumorisaade, eks. Ütled ei, et ma olen vanaisaga käinud lehma poegimisel, et ma võin olla küll maaeluminister. See ei ole ju tõsiselt võetav juttu ja kui inimene sellist juttu räägib, siis tekib täitsa tõsine küsimus tema üldse nagu mentaalsetes ja kognitiivsetes võimetes. Et ma ei oska seda isegi mitte kuidagi eriti kommenteerida. Ma ise ka tegin nalja siin, et enam-vähem nii, et mul on sõber välismaal elab, et ma võiks välisminister olla. Et mis sa oskad sellise asja kohta öelda, ma ei tea nüüd. Naine on kultuuriinimene, pange mind kultuuriministriks. Mul on naine on õppis noorena muusikakoolis ja näitlemist. Lõpetas isegi viiuliga muusikakooli ja ma võin olla kultuuriminister küll. Täpselt. Et siin see olukord. Mul on ka naiteringis käinud ja ma olen korduvalt nende etendusi vaatamas käinud.
no on isegi käidud nii kontserdil kui ka siis teatrietendust vaatamas elus, et tõepoolest nii mõndagi filmi on nähtud, kodumaiseid natukene vähem võib-olla, sest ma üritan seda kodumaist filmikunsti vältida võimalikult palju, täpselt samamoodi nagu kodumaist jalgpalli, et minus ei ole masohisti geeni, aga see võib-olla siis kultuuriministri tuleviku väljavaated ei ole nagu kõige halvemad, näiteks meie mõlemi puhul. Ei, kust need halvad on? Kui oli see ülekvalifitseeritud, pigem sellele kirjeldusele tuginedes julgeksin väita. Täpselt. Ülekvalifitseeritud. Peaministri materjal ikka. No peaministri materjal jah, ega siin võib ka seda mõelda. Pea on otsas lõppude lõpuks. Pea on otsas ja ega siis isemõtlemisega on ka tegeletud kõvasti ja ega siis ei saa nagu öelda, et ei ole nagu kvalifikatsiooni. Ja ma ütlen, kõik see kokkuvõttes on täielik farss. Et kui nüüd nagu korraks vaadata sellele, et millest me siis räägime, eks me räägime valitsuse liikmest olukorras, mis on mehe üldse nagu märkimisväärsemad saavutused elus, oskad sa mulle öelda, millega ta tegelenud on või mida ta üles on ehitanud või teinud, et mina tean, ütleme nii palju, et ta on osalenud selles Poissmehe saates, mille ta vist isegi ära võitis märkimisväärse saavutusena, kui ma õigesti aru saan. Siis kogus samas valimisringkonnas, kus minagi kandideerisin midagi 700 midagi häält. Vaata, ma vaatan, kuidas see oligi. See oli 771 häält. Näed, siin mul on ekraanil ka olemas. Ja nendest olid 502 olid e-hääled. Nii et sellise häälte saagiga ta siis parlamenti purjetas. Samas põhimõtteliselt kogus tema eest hääli Johanna-Maria Lehtme 5251, eks. Tema enda ringkonnas said veel 3 inimest temast rohkem hääli koguni. Ma ei tea, kuidas ta üldse parlamenti tuli selle häälte saagiga, et ilmselt üldnimekirja kaudu, ma arvan, et oli seal päris kõrgel. Ja siis olemata päevagi juurat õppinud, rääkimata juura kuidagi praktiseerimisest, põhiseaduskomisjoni esimeheks naksti kohe. Kusjuures ma ei tea, kas ta on kunagi enne seda üldse põhiseadust lugenud, näiteks või mingi tervikuna vähemalt mingit pilti omaks. Ei ole probleemi, küll töö käigus õpib, eks. Ja siis põhiseaduskomisjoni esimehe koha pealt edasi põllumajandusministriks. Ülikoolis on tudeeritud meediat, ajakirjandus ja kommunikatsioon. Nii. Põhiseaduskomisjoni esimeheks ja siis põllumajandusministriks. Ma ei tea, ma ei oskagi mitte midagi öelda kausale. Et sellist näitab, et kui ühes riigis on võimalikud sellised asjad, siis ikka. See ütleb nii mõndagi, mitte inimese, vaid selle riigi kohta. Jah, loomulikult, et siin on kodumaised meemumeistrid ka olnud ametis ja meemuenergia on voolanud ojadena. Terras põllumajandusministriks, Kiir mõisavalitsejaks, nii nagu me suvest ilusti oleme lugenud ja filmigi vaadanud. Nii et need eeskujud ei ole sugugi mitte kaugel, küll aga kirjanduse sfääris on need eeskujud, et mitte niivõrd reaalses elus. Üks teine minister on seevastu sootuks huvitavam veel ja selleks on ei keegi muu kui arst Joller, kes sai sotsiaalministriks. Nii et see on nüüd üks väga huvitav Eesti esiuhuu, kes on levitanud teadusvastaseid mõtteid pikalt ja laialt, sõimanud kõiki neid, kes tema dogmaatiliste arvamustega koroonavaktsiinide suunal ei ole samal arvamusel, uhuudeks rääkinud sellest, kuidas ta kavatseb selle uhuulusele panna nii-öelda siis tõsise punkti ja ära lõpetada see Eestis üldse, hakata taga kiusama neid inimesi. Ühele EKRE saadikule vist siis, kui ta veel Riigikogus ei olnud Reformierakonna nimekirjas, rääkis ta sellest, et sinusugusele vennikesele antaks kunagi kuuli teistes oludes. Ma täpselt ei tea. See väide on olnud ka mingite kohtuvaidluste objektiks, nii et seda peaks vist kontrollima. No kontrollime seda siis, aga igal juhul on tegu sellise inimesega, kellel
kui rääkida mingisugusestki teaduslikust aspektist, siis puudub igasugune arusaam nagu elementaarsest teaduse kulgemisest, et teadus ei ole dogmaatiline režiim, kus üks tädi või teine tädi defineerib teaduse sisu, kuulutab selle teaduslikuks ja siis kogu ülejäänud riik, kaasa arvatud kõik need, kes tegelikult on kriitilisel arvamusel, peaksid omama täpselt sama seisukohta nagu tema. Teadus ei ole mitte kunagi niimoodi toiminud ja vastupidi, see on antiteaduslik ja teaduse vastane käitumine. No mis ma ikka oskan öelda, loomulikult ebateaduslikud seisukohad on need, mis iseloomustavad tema varasemat käitumist täiesti selgelt. Mäletame hästi, kuidas ta ütles koroonapaanika puhkedes, et ega nendest mingist tatilappidest näo ees pole mitte mingit kasu. Hiljem innukalt pooldas seda maskikandmise kohustuse kehtestamist. Samal ajal, eks ole, propageeris kangesti seda ideed, et kõiki tuleb riikliku sunni toel survestada, laskma endale neid lõpetamata ohutusuuringutega aineid süstida, sellepärast, et see väidetavalt siis piirab viiruse levikut. Reaalselt on olukord selline, et neid aineid välja töötades pole neid isegi testitud selle vastu, kas nad piiravad viiruse levikut või mitte. Rääkimata sellest, et sa ei saa ju väita mingisuguste ainete kohta, et need on turvalised, kui nende ohutusuuringud on täiesti lõpetamata. Eriti kui me räägime ainetest, mis baseeruvad uudsel tehnoloogial, eks, selle mRNA tehnoloogial. Nii et see kõik on sügavalt ebateaduslik ja presenteerida nüüd kõige selle taustal ennast mingisuguse teadusinimesena ja mõistuse inimesena, kes siis asub võitlusesse uhhuundusega, mida iganes see tähendab. Ilmselt peetakse silmas siis mingit ebateaduslikku maailmavaadet, on lihtsalt naeruväärne. Ja Karmen Joller tuli ju välja ka mõned nädalad tagasi siis, kui 12. märtsil sai täis 5 aastat esimeste koroonapiirangute kehtestamisest sellise artikliga Delfi Luigemeedia külgedel, rääkides, et Eesti riik ei olnud üldse pandeemiaks valmis, ka maski kandmist võinuks varem soovitada. Muuseas, see on väga huvitav, et Karmen Joller ise oli ju see inimene, kes ütles, et tegelikult alguses, et maski kandmisest ei ole kasu. Hiljem ta muutis, siis kui WHO-st tulid uued nõudmised, täiesti ebateaduslikud nõudmised jällegi, muutis ta oma positsiooni ja ütles, hakkas maski propageerijaks ametlikult. Et põhimõtteliselt kui te nüüd küsite, et mida Karmen Joller on kogu sellest asjast õppinud, sellest koroonaperioodist, siis nii nagu eelmiseski saates sai siin juba natukene seda teemat kommenteeritud, siis põhimõtteliselt mitte midagi. Ainukene, mida ta on õppinud, on see, et kõike oleks pidanud tegema veel rohkem, veel varem, veel jõulisemalt. Et see on see, mida Karmen Joller on õppinud ning kõike, mida tehti valesti, oleks pidanud tegema rohkem, jõulisemalt ja kiiremini. Täpselt kiiremini ja veel jõulisema riigi survega. Et ta räägib küll sellest juba, et me valmistume tegelikult ka uuteks kriisideks ja uuteks pandeemiateks juba. Et põhimõtteliselt, kui teil selline minister on sotsiaalministri positsioonil, siis hoidke piip ja prillid, kulla inimesed, kõik uhhuud ja isemõtlejad ja teised, et siin tuleb nagu selline karmi käega arst, tädi uhhuuluse vastane, kes ikkagi raudrusikaga purustab igasuguse teaduse kriitika. Et selline positsioon on siis nagu Karmen Jollerile, et tegelikult see annab ju ka riigi tervikpositsioonist väga selge nägemuse, et mida me siis 5 aastat tagasi kogu sellest koroonajamast õppisime. Mitte midagi, absoluutselt kõike tuleb teha veel rohkem. Sellega, et selline inimene pannakse sotsiaalministriks, näitab seda, et riik tunnistab, et õpitud pole mitte midagi ja vastava olukorra tekkides käituks riik täpselt samamoodi, ainult et veel invasiivsemalt, veel diktatuurlikumalt, veel apartheidi režiimilikumalt. Jah, astud aasa peal jalutades kogemata lehmavoogi sisse, siis pärast küsitakse, mida sa sellest juhtumist õppisid, et seda oleks pidanud kõhuli peale viskuma. Püherdama sees veel korralikult. Selline õppetund on, et väga hea, väga huvitav selline käsitlus. Et ei saa öelda, et pole midagi õppinud, et on küll, aga lihtsalt omamoodi huvitavad järeldused. Ja mulle jäi ka siin silma üks selline sotsiaalmeedia väljavõte, mida levitati, et näed, keegi soovib õnne vast selle ministrile ja ütleb, et ravi nüüd uhhuud sotsiaalsüsteemist välja palun ja siis vastatakse, et see võtab aega, näis kas jõuan, aga protsessid algatan.
et hoidke oma piipeprillid kõik, kes meditsiini- ja sotsiaalsüsteemis töötavad, kes võib-olla ei ole sellised päris dogmaatilised teaduse usku inimesed selle käsitluse kohaselt. Noh, jah, eks see selline puhastus nüüd siis algab seal. Hakatakse vaatama, et kes on siin selliste kahtlaste vaadetega inimesed ehk uhuud. Ja need võetakse siis sihikule. Ega loomulikult uhuudena ei kvalifitseeru selline nägemus näiteks, et inimestel on 20 või 15 või 67 sugu. See on rangelt teaduslik väide. Selle kohta ütles haridus- ja teadusminister, et see on teadusliku konsensuse objektiks olev seisukoht. Täpselt. See on konsensus. See on konsensus ja no ega konsensusega ei vaielda loomulikult, et teadlased on, tsiteerides loomulikult mingisuguseid ideoloogilisi teadlasi Tallinna Ülikoolist, tuues välja nagu ideoloogiliste, ma ei tea, mingite Foucaultistide ja teiste sooteooriate edendajate väljaütlemisi, rääkides sellest kui teaduslikust konsensusest, et selline on siis haridusministri arusaam üleüldse teadusest. Et meil on nagu mõlemad, nii sotsiaalminister kui ka haridusminister, kes jätkab ametis, Kristina Kallas, täielikult, kui nüüd võtta see teine positsioon, siis täiesti uhuud, ehk siis nad absoluutselt ei saa mitte midagi aru kõige elementaarsemast teaduslikust väitest, et inimene jaguneb 2 sooks, meheks ja naiseks. Samasugune oli ju senine, mis ta oli, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, kes rääkis ju ka täitsa selgelt. Ma isegi olen küsinud tema käest selle kohta. Ja ta on täitsa selgelt öelnud parlamendis, et jah, et ikkagi see mittediskrimineerimise põhimõte tähendab seda, et need mehed, kes identifitseerivad ennast naistena, peaksid saama võimalusega naiste spordivõistlustel osaleda Eestis. Nii et tulge mulle midagi rääkima uhundusest, et teil pool valitsust, kui mitte terve valitsus koosneb uhuudest ja totaaluhuudest, sellistest uhunduse raskekaallastest, ütleme nii. Aga kui päris ausalt ütelda, siis ma hakkasin mõtlema selle peale, et kuulge, kas selle on üldse mingit vahet, et kes seal ministriks on, et kui me räägime siin nüüd tõepoolest näiteks Terrasest või kellestki teisest, et kas sellel on üldse vahet, et kas Terras on maaeluminister või mitte. Et teatavas mõttes ma arvan, et ei ole ja see näitab selle režiimi tegelikku olemust. Et Terras on selline noor mingi, ma ei tea, ajakirjandust õppinud inimene, eks ju, kes on võitnud mingisuguse tõsielu saate ja PHS-iga natukene tiiba ripsutanud, nüüd on siis jõudnud abieluranda ja nüüd on maaeluminister, aga kas sellel on mingisugust reaalset vahet? Tegelikult ei ole ju, et asjad otsustatakse ära Euroopa Liidu kõrgemas ešelonis, eks ju, Euroopa Komisjon otsustab selle ära, Euroopa Komisjoni direktiivid on Eesti põhiseadusle suhtes ülemuslikud, siis on meil terve rida kõikvõimalikke ametnikke, kes haldavad seda asja, et Terrase-sugused inimesed ongi ainult need, kes pannakse sinna pukki, nii-öelda, ma ei tea, kas isegi mitte teostama mingit poliitilist suunitlust, vaid lihtsalt nukudena sinna pukki, enam-vähem samamoodi nagu pandi USA-s pukki Joe Biden, kellest hiljem selgus, et vist ta on ise alla kirjutanud ainult ühele konkreetsele aktile. Kõik teised on mingisuguse automaatpliiatsiga allkirjastatud aktid. Ei no jah, ega ei ole sisulist vahet, et kes seal nende kohtade peal on. Lihtsalt võib-olla see on tähelepanuväärne, et ikkagi jääb selline mulje, et tegemist on inimesega, kes on nii-öelda, kuidas öelda, kuidas seda kõige lühemalt ja selgemalt väljendada, et süsteem ikkagi töötab välja aeg-ajalt oma sellised uued esindajad, eks, kes siis, kellele puhutakse tuult tiibadesse, et nad tõuseksid vajalikele positsioonidele ja hakkaksid seal siis opereerima nii-öelda süsteemi nägudena, eks. Et mingite konkreetsete isikute läbi peab süsteem ikkagi tegutsema, sellepärast, et nii on põhiseaduslikus arhitektuuris ette nähtud. Et ei saa öelda nii, et peaministriks on meil süsteem või mõneks teiseks, ta peab ikkagi olema konkreetne isik, eks. Nii et sa pead kuidagi endale sellised osatäitjad suutma lavale lükata. Lavastaja ei saa näidendit mängida ilma näitlejateta. Ja selles mõttes tundub, et selline vaade selgitab lahti niisuguste inimeste ilmumise areenil ja tegutsemise sellel areenil. Kui ma vaatan, kuidas meedias kirjutatakse mingit lolli juttu, et
et Eesti 200 ei saanud lubada endale sellise inimese kaotamist, ta on ikkagi väga populaarne, et vabandust, millest te räägite, millisest populaarsusest? 700 häält. 700 häält, eks ole, oma ringkonnas 4 tulemus oma parteis. Eks 700 häälega neist 500 e-hääled, et millisest populaarsusest te vabandust räägite? Aga jah, taustaks olevat olnud see, et Terras olevat olnud siis suundumas juba Reformierakonda, mis on muidugi arusaadav, kui Eesti 200 reiting on seal 2% piirimail, stabiilselt. On selge, et nad enam järgmine kord parlamenti ei purjeta ja praegugi on selge, et Terras enne järgmisi valimisi kindlasti liitub Reformierakonnaga. Selles mul ei ole mingisugust kahtlustki või parempoolsetega emma kummaga, sest selle seltskonda raamest enam ju parlamenti ei tule. Aga samal ajal süsteemi ühe näitlejana on ta oluline ja ta peab püünel püsima, et küll siis kuidagi see välja mängitakse nii, et ta püsiks. Et need on need, ma arvan, jõujooned, mis aitavad nendest tegelastest aru saada. Ma olen nõus, et tegelikult see ongi selline, kuidas öelda, isiku baasil välja mängitud süsteemi tour de force, et tõsi, et süsteemi ei saa panna valitsema, aga pannakse sellised inimesed, kellest kõikidel on selge tegelikult, et valitseb mingisugune nende selja taga olev süsteem. Nemad ise ei vastuta, nemad ise ei otsusta, nemad ise ei ole see nii-öelda aktiivne pool selles protsessis. See protsess tuleb kuskilt mujalt kui nendelt. Nii. Ja kui nüüd vaadata muidugi ka seda, et millise reitingutega praegu valitsus on võimul, siis see on ju katastroofiline ja ma pean tunnistama, et vist mina küll ei mäleta sellist olukorda, kus Eesti Vabariigi valitsuse toetus oleks olnud alla 20% tunduvalt. Ma ei tea, kas sina mäletad? Ei mäleta. Hiljutistel aegadel. Nüüd siis viimane uudis, ülehomme tulevad uued reitingud, aga viimane uudis on see, et valitsust MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi küsitluste kohaselt toetab ainult 18,7% valijatest. Ehk siis tegelikult valitsuse koondtoetus langes veel mõned protsendid eelnevast, kui see oli kuskil 19, millegiga, et nüüd on nagu protsent veel langenud see toetus. Saab siis nüüd näha, et kuhu ta nüüd veel langeb. Mõned poliitikud ja kommentaatorid ja poliitikateadlased on juba siin kommenteerinud, et see ei ole veel üldse selge, et kas Michal saavutab siin selle, mida ta on soovinud poliittehnoloogiliselt, ehk siis Reformierakonna ja eelkõige Reformierakonna reitingu tõusu. Et võib-olla saavutab ta selle hoopistükkis, et E200 pommina jalas tõmbab Michali valitsuse terviktoetuse veel alla ja Reformierakonna toetuse täpselt samamoodi. Siin just äsja olid mõned politoloogid seda meelt. Ja mulle tundub ka, et ega siin nagu... Pole enam eriti kuhugi tõmmata. Pole enam muidugi kuhugi tõmmata, aga ega põhimõtteliselt, kui me vaatame seda, et mida see valitsus tegelikult vääriks, siis ta väärib ikka seda mingisugust nagu, ma ei tea, alla valimiskünnise toetust tervikuna. Et kui me nüüd vaatame, mida tehtud on, eks ju, mida Eestiga tehtud on siin, siis need on ainult nagu indikatiivsed numbrid ja ikka liiga palju on veel seda toetust, ütleksin selle pealt, et 18,7 võiks langeda veel kõvasti. Kuigi siin nüüd üritatakse poliittehnoloogiliselt teha nägu, nagu oleks tegu uue valitsusega ja Michal on öelnud, et praegune valitsus erineb suisa eelnevast valitsusest nagu ööpäevast. Et hodont, kohe nii palju. Olles ise olnud eelmise valitsuse peaminister, ütleb nüüd uue valitsuse peaministrina Michal samade ministritena, põhimõtteliselt samade ministritega jätkates seda, et meie praegune valitsus erineb eelmisest minu valitsusest nagu öö ja päev. No see on juba mingisugune selline skisofreeniline hoiak ausalt öeldes, et kes seda ühiskonnas peaks üleüldse uskuma, kui te jätkate sama poliitikat, jätkate samade ministritega, et seda pole vist eriti jõutud isegi peavoolu meedia külgedele, et isegi seal on juba tunnistatud Postimehe juhtkirjas näiteks, et kui üle pooled ministrid jätkavad samadel ametikohtadel, pole mõtet rääkida põhjalikust valitsusremondist, et isegi Postimees siis nagu tunnistab moka otsast, et siin pole tegu mingisuguse üldse mingi põhjaliku valitsusremondiga, et jutt uuest valitsusest on ikka silmapette. No ta ongi täielik silmapette, ega siin midagi
lisada ei ole sellele. No mis uuest valitsusest, kui me räägiksime täiesti uuest valitsusest nagu ühe päev, siis peaks olema selle iseloomustuseks nähtav ka täiesti uus poliitika, milles see valitsuse uudsus vastasel juhul seisneb, et kui ikka sisuliselt täpselt sama poliitikat edasi aetakse, mis omakorda võiks meid panna ju küsima, et aga no, milles see uus poliitika siis seisneb? Milles seisneb see nagu öö ja päev erinev poliitika või poliitika, mis erineb eelmisest justkui öö erineb päevast. No, ma küll ei tea, et kui me räägime siis parempoolsusest, et millest need ilmingud seisnevad, siis mingid kaugele tulevikku suunatud lubadused või jutud, eks ole, et siin ametnikkonna vähendamisest ja nii edasi, et mis ilmselt ei realiseeru mitte kunagi, vähemalt kindlasti mitte enne tulevasi Riigikogu valimisi, ja siis saab ju muidugi öelda, et eks meil plaanid olid, aga neid ellu viimata, kuna aeg sai otsa ja mingi siuke asi. Ja kõik, mis on suunatud kuskil kaugele tulevikus, ei oma mitte mingit tähtsust parteipoliitikas. Et sa kas teed praegu kohe konkreetselt näitad või siis ongi tegemist ainult mingi asendustegevuse või isegi mitte tegevuse või asendusjuttudega. Nii et ei ole see mitte midagi. Ma mäletan väga hästi, kuidas suvel, kui nad seda niinimetatud laiapõhjalist julgeolekumaksu läbi surusid parlamendis, Jürgen Ligi oli seal puldis ja tutvustas seda ja minu küsimused, need paar küsimust, mis ma sain küsida, puudutasid seda, et kuulge, et millele tuginedes me peaksime uskuma seda, et see käibemaksu tõus 24% osutub siis nagu ajutiseks. Ja siis, kui ma mäletan, kuidas ta urjutas mind seal, et mis asja sa siin õiendad kutsikas niimoodi, et näed, et mäletad seda? Jah, on ju. Et ei ole see midagi, küll see siis selgub, kas see on tähtajaline või ei ole tähtajaline, kui tähtaeg kätte jõuab või nüüd 6 kuud hiljem juba Michal ütleb, et ei nojah, et eks ta ikka jääb alaliseks. Mis jälle valetsite näkku meile, mis see tulete mingit lollakate juttudega siin tähtajalisusest, kui juba 6 kuud hiljem, kui asi on läbi surutud ja tehtud, siis tunnistate, et nojah, et eks ta ikka alaline tegelikult on. Ma ei tea, kuidagi ausalt öeldes, nagu sa saate alguseski ütlesid, mul on ka üha rohkem, et ma ei viitsi isegi rääkida, sest kõigest see on nii nüri ja mõtet ausalt öeldes, et justkui midagi ütelda, et inimeste lollitamine ja ma ei tea, see ei ole, ma ütlen veel kord, see ei haaku absoluutselt sellega, mis on minu arusaamises riik. Et see on mingisugune lolli mängimine, lasteaed, tsirkus, näitemäng, et tegelikult on see kõik lihtsalt sügavalt piinlik ja ma ei ütle rohkem, las ta olla. No tänasest ERR-ist sai lugeda ka seda, kuidas energeetika ja keskkonnaministri kandidaat Andres Sutt tuli välja sellise väljaütlemisega, et meretuulepargid võivad olla alles järgmiste valimiste teema, ehk siis peale seda, kui ei ole õnnestunud 2,6 miljardit ära sahkerdada kuskile ja kogu see asi vajus kokku tänu sellele, et isegi Riigikontroll tõusis tagajalgadele, üteldes, et kuidas on võimalik, et te jagate 2,6 miljardit olukorras, kus te pole vähimalgi määral selgitanud, kuhu ja millistele kaalutlustele toetudes see 2,6 miljardit välja jagatakse, millistele konkreetsetele arvutustele toetudes, kellele välja jagatakse. Siis kui see läks nüüd vett vedama, see 2,6 miljardi jagamine 2600 miljoni rahva käest maksurahadena röövitud euro jagamine mingitele väikestele huvigruppidele. Kas ei kuulnud, kus Michal ütles, et see ei tule mitte maksurahast, vaid ikkagi tarbijatelt, mitte maksumaksjatelt, vaid tarbijatelt. Ja, ma kuulsin seda ka, et järjekordne lollus lihtsalt. Tahaks teada, kes need maksumaksjad on, kes ei ole ühtlasi elektritarbijad. Täpselt. Aga nüüd Sutt tuleb välja nagu mingisuguse vastu olulise seisukohaga, et just nagu kogu see asi oleks nüüd pandud kalevi alla, et alles siin järgmiste valimiste hakkame tegelema sellega. Aga ma mõtlesin seda nagu uudist lugenud, ma ei tea, mis uudist lugedes tegelikult, et kogu see Michali valitsuse niinimetatud remont ja uue valitsuse selline suur retoorika ja ka siin Suti poolt välja öeldud asjad, et see jälgib sellist kõige klassikalisemalt nagu revolutsioonilise globalismi käitumismustrit ja see on see, et kui sul on vaja nagu 2 erinevat käiku, nii, et alati suund jääb samaks,
see, kuhu liigutakse, jääb samaks, eks ju. Seda ei muudeta. See ei ole mingi küsimus, et mingit ööst ja päevast ei maksa siin üldse rääkida. Me liigume selles samas rohepöörde, massilise rahva raha riisumise ja Eesti riigi hävitamise suunal niimoodi. Tegelikult oleme juba põhimõtteliselt sellega peaaegu hakkama saanud Eesti rahva majandusliku toimetuleku hävitamise suunal rohepöörde eesmärkidega. Ja nüüd on küsimus nagu lihtsalt kahest käigust, et millised käigud sisse pannakse. Et kui 2023. Seal aprilli lõpus ametisse astunud Kaja Kallase valitsus oli selgelt selline nii-öelda kiire käigu valitsus, et võimalikult kiiresti kõik läbi suruda alates abielu rüvetamisest, lõpetades rohepöördega, panna võimalikult jõuliselt mängu kõik need tuuliku raha riisumised rahvalt, maksutõusud, kõik muu, omaenda energeetika hävitamine ja nii edasi, koos sõja õhutamisega loomulikult ja kõik võimalike nii-öelda poliitikatega, mis seonduvad sellega, et rahva raha jällegi Vene kaardile tuginedes ära võtta ja suunduda kas oma enda kaitsetööstusele või välismaistele kaitsetööstuse korporatsioonidele. Et see oli selline kiire käigu valitsus, siis nüüd praegu tundub, et nagu ilmselt tehti nagu mingisugune lüke, et okei, et jätame suuna loomulikult samaks, aga paneme nagu et 5. käigult, ma ei tea, 3. käigu peale. Et päris nii kiiresti ei hakka nagu tormama selle suuna poole, sellepärast, et ma ei tea, rahva nägemus ja rahva reaktsioon sellele on päris tõsine. Nii, paneme natukene, võtame hoogu maha. Aga suund jääb loomulikult samaks ja seda, mida Andres Sutt siin räägib, et järgmiste valimiste teema võivad olla meretuulepargid ainult, et ma ei usu hetkekski seda juttu, et esiteks loomulikult see suund jääb, need meretuulepargid on pidevalt aktuaalselt kogu aeg ja nüüd me lihtsalt vaatame, et mida siis ja kuidas seda nagu paremini saadaks teha. Aga rahvale jäetakse selline, kuidas öelda, vale kuvand, nagu me oleks teinud mingisuguse muudatuse selles poliitikas. Ei, muudatust ei ole tehtud, on lihtsalt pandud natukene aeglasem käik. Tundub adekvaatne asjade kirjeldus, jah. Eks nad alati peavad vaatama, et pilli ei saa ju puruks puhuda. Nad on niigi juba suure tempoga edasi kapanud, makse tõstnud ja ühiskonna kultuurilisi moraalseid arvalusid siin lõhkunud ja pealegi nüüd on ju paralleelne projekt see, et kantida võimalikult palju raha militaarindustriaalsele kompleksile, nii kodumaisele kui välismaisele, et võib igale poole korraga ei saagi kantida. Nii et eks siin natuke peab vaatama, kuidas nii-öelda tempereerida seda programmi elluviimist, sest vastasel juhul jah, eks see on ju revolutsiooniteooria sammu teada, et kui revolutsioon hakkab liikuma edasi liiga suure kiirusega, siis ta tõmbab ennast nagu puruks. Täpselt. Ei suuda nagu terviklikkust hoida ja siis kokkuvõttes osutub see ettevõtmine kontraproduktiivseks. Nii et võib-olla tõesti on natuke aru saadud, et selle tuulikute projektile raha kantimis peab natukene praegu hoogu maha võtma. Ja muidu tõmbad nagu poole rongi pealt selle puruks selle asja. Ja. No revolutsioonile nagu peamine eesmärk on see, et viia kogu ühiskond tervikuna ühtse rongina, eks ju, edasi sellel samal teel. Et kui vaguneid hakkab otsast ära tulema ja siis pole kiiruse lisamisel mõtet, et me küll tervikuna tähendab, me peame tervikuna ühiskonnana panema ikkagi kuristiku poole ja kuristikust alla sõitma, mitte niimoodi, et mõned 2-3 vagunit taga jäävad sinna pervele vaatama, kuidas ülejäänud ühiskond alla kukub. Et seda me ei saa endale lubada, et sestap me peamegi natukene seda üldist kiirust nagu modereerima. Kui mainisid siin nende kaitsekulude teemat, et siis ei jäänud ju märkamata ka see, me Objektiivi raadiosaates Veikoga kommenteerisime ka seda temaatikat, kuidas Reinsalu ja Läänemets tulid välja nagu sellise ühtse opositsioonijõuna nüüd, et leiti teineteist opositsioonis. Et lõpuks ometi on meil nüüd ühtne terviklik opositsioon. Reinsalu ja Läänemets tulevad välja, et kaitsekulud tuleb ikka kohe tõsta enam-vähem 6-7% SKP-st. Poisikesed, et ma ütleks küll, et 20%. Täpselt. Ma arvan ka, et see
sul on nagu hea kujund olnud selles, kui sa oled sotsiaalmeedias kommenteerinud, et see on selline nii-öelda Eesti patriootide maailma meistrivõistlus, et kes rohkem pakub, et nad siin poisikesed ütlevad, eks ju, 6-7%-le, no paneme 10-le, noh, tükkame 15 juba siis mängu niimoodi, tükki 20, mis me siis jourame. Nagu sellest putinist oled või? Malmsteini ja selle Uuspõllu klipis, vaata, kus on see mõisaherra ja see euroametnik, vaata, on tulnud ettepanek tõsta 30-le. Mina isiklikult arvan, et paneme 30. Vaata, tubli poist, et hästi räägib, et nii ilusti räägib. Jaa, relvakaupmees niimoodi, et see huvitav rahva tõug on selline. Ta püksid ka ära anda. Jaa, ta püksid ära anda, kõik ära anda niimoodi, et me alguses mõtlesime ainult, et lisame paar miljardit siin kantimise rahvalt. Tema ütleb, paneme paarkümmend. Paneme kohe paarkümmend ära. Väga tore. No miks mitte? Sellist pole veel nähtud. Pole veel nähtud. Nii ilus ja hea, tead, sükene tõesti huvitav rahva tõug. Kusjuures kõige absurdsem on kogu selle asja juures ju see, mida keegi ei küsi, ükski meediaväljaanne mitte keegi ei küsi. Et kuidas siis sellest Eesti kaitsevõime kvalitatiivselt muutub? Me valmistume sõjaks Venemaaga nii. Et kui me paneme siin 7% või 5% või 10% või 15%, et kuidas siis kvalitatiivselt muutub meie võimekus Venemaaga sõda pidada? Ei tea. Ükskord Reinsalult küsisin Riigikogus selle kohta, ta ütles, et seda ei ole minu asi poliitikuna küsida, et mina usaldan siin Kaitseväe juhtkonna seisukohta, minu asi on hankida raha selleks. On kõik, see ei puutu, kuidas öelda, poliitiline diskussioon ei kätke seda küsimust ja seda ei peeta relevantseks. Olgu pandud, olgu raha suunatud sinna tehtud ja kas sest midagi tolku ka siis on meie kaitseväe parandamiseks. Ma tea, ei huvita ka. Kui palju see nüüd siis praegu ikkagi oleks, et kui me tõstame selle praeguselt, mis ta on 3, millegilt sinna 5-le ja siis tõstame selle sealt edasi, nagu siin Reinsalu ja Läänemets ja teised lubavad 6-7-le. Mitu miljardit me siis sinna kaitsetööstusesse suuname ja kaitseväele suuname, et see on ikkagi ka veel hea küsimus, et siin me räägime ilmselt nagu mitmest miljardist erinevates etappides, võib-olla kokku 10 miljardist või? Ma ei ole praegu positsioonis, kus seda sulle ütelda, seda peaks arvutama natukene. Jah, kui SKT on midagi, siis mis see 6-7% sellest SKP-st või SKT-st oleks, eks ju? Mul ei ole seda andmestikku ees siin, et mis see... No ma võtsin kiiresti, sest esimese hooga, mul ei ole numbreid ees, ma võin eksida, aga ma võtsin kiiresti lahti, et Eesti SKT 2023. aastal oli circa 42 miljardit eurot, korrutades selle 0,05-ga ehk 5%, kes on 2,1. Ehk siis 2,1 miljardit oleks 5%. Siit võib igaks edasi arvutada. Et 7,5% oleks siis 3 miljardit ja 10% oleks 4 miljardit ja nii ta läheb. Aga need numbrid ei ütle iseenesest mitte midagi, kui neid ei pane konteksti muude kulutustega. Et palju läheb nüüd ülikoolidele raha ja palju läheb pensionide maksmiseks raha ja palju läheb peretoetuste maksmiseks raha. Sest küsimus on ju selles, et kus see raha tuleb. Et ega meil ei ole ju sarnaselt Ameerika Ühendriikidega võimalik endale piiramatus koguses raha lihtsalt juurde trükkida ja riigivõlga kasvatada sellisel viisil, et keegi kavatsegi seda kunagi tagasi maksta. Et ikkagi tekib küsimus, et kus see raha siis tuleb ja sellega seonduvalt tekib küsimus, et mille arvelt see siis tuleb. Et ega ei saa tulla see nii. Et kui veel paralleelselt tahad ikka meretuuleparkidesse miljardeid panna ka ja see peab ka millegi arvelt tulema. Ega siin ongi nii, et võib-olla siis tuleb ikkagi hakata neid fosforiiti kaevandama ja haruldasi muldmetalle ja kusagilt peab võtma. Loovutama Ameerika korporatsioonidele selle meie muldmetallide kaevandamise õiguse, nagu Tsahkna siin rääkis, et ameeriklased on ammu huvi tundnud meie muldmetallide vastu ja võib-olla see olekski kõige parem riigikaitseline investeering, kui me loovutaksime nende kaevandamise, väärindamise ja mahamüümise võimaluse USA korporatsioonidele. See on patriotism. Absoluutselt. See on tõepoolest see, et kui USA võtab meie muldmaldid enda käsutusse, siis see on Eesti huvides. Meie huvides. Mitte midagi ei ole teha. Palun võtke kiiru ka ja hakake neid väärindama ja tegelema selle asjaga siin ja siis me saame võib-olla
võib-olla ka teie kaitset, et aga miks me siis Iraagis käisime, miks me Afganistanis käisime, miks me kõikvõimalikel missioonidel? see oli hea tahte üritus lihtsalt. Me pidime näitama oma head tahet ja valmidust. Ma saan aru, et me näitasime oma head tahet ja valmidust selleks, et tagada siis liitlaste toetus ka meile, kui meil seda abi peaks vaja olema. Aga nüüd tuleb välja, et ei olnud piisav. Ei olnud sooritus, ei olnud piisav. Et oli küll tubli sooritus, aga väheks jäi kahjuks. Väheks jäi. Muidu on peaaegu, aga nüüd kui saaks need muldmetallid ka sinna otsa panna, et siis hakkab looma juba. Nüüd tulevad Eesti strateegilised maavarad loovutada USA käsutusse, et USA'l oleks mingigi huvi siin kaitsta seda väikest maalappi, eks ju, siis kuna tal on oma enda strateegilised huvid siin mängus. Siis kui need on minema viidud, siis selgub, et ikkagi ei olnud piisav. Ei olnud piisav, ja siis kui kõik on minema viidud, siis ütleb USA, et suur tänu, aitäh teile, tubli, näeme millalgi. Ja mis te siis mõtlesite, et me peame väikese mikroriigi pärast 3. maailmasõtta minna? Ja nii kaua, kui me neid kaevandasime siin 10 aastat, et nii kaua teil võib-olla oli mingisugune kaitse, et ega see ei ole ka siis mõned 10 miljardid siin, kuule, see ei ole ka, ei kaalu üles seda olukorda, et kui ikkagi Venemaa teisel pool ütleb maailma suurima tuumariigina, et alustame seda võitlust siin, siis USA ütleks, et ei, me nüüd 30-40 miljardi pärast nende muldmetalli kaevanduse pärast siin paneme kogu oma turvalisuse mängu. Isegi see ei ole piisav loomulikult. Jah, no ega see perspektiiv ei ole ju mõtlevatele inimestele ilmselt esmakordne, et mäng käibki selle peale, kuidas tõmmata võimalikult palju ressursse ära ja siis on edasi nüüd kõik, mis see maalapikesega siin saab. Et minule paistab küll see nii. Aga selles mõttes on ka hästi, et kui nüüd siin meenutada seda Tsahkna väljaütlemist, Tsahkna muuseas jätkab meie välisministrina, et ega sealt Venemaalt tegelikult väga palju midagi loota ka ei ole. Tsahkna arvates, et Tsahkna väga selgelt ka öelnud, et tal tegelikult täitsa ei ole neid vägesid enam, millega Eestit rünnata. Ukrainlased on need väed kõik maha tapnud ja Eesti võib tegelikult ka päris rahulikult hingata, et siin väga suurt nagu probleemi Venemaa puhul ei kujuta endast. Ja no, ma ei ole kindel, et ta päris nii seda ütleb, sest sellise jutuga ei saaks ju õigustada jällegi miljardite suunamist sinna militaarindustriaalsele kompleksile. No, et ilmselt see on mingisugune teatav skisofreenia vorm, et ühelt poolt ei ole ja teiselt poolt on ka. Ja. See on nagu see, et Venemaa kukub kohe oma nõrkuses kokku ja teiselt poolt on nii tugev, et tahab kogu Euroopa ära vallutada. See on see skisofreenia vorm, mida on palju kommenteeritud. See on see klassikaline nii-öelda Venemaa skisofreenia, mida Euroopa pidevalt kogu aeg harrastab, eks ju ka tänane Euroopa juhtkond, et ühelt poolt Venemaa tahab Euroopat ära hävitada, aga teiselt on nii nõrk, et ta ei suuda mitte midagi teha ja ukrainlased on põhimõtteliselt kogu Venemaa sõjamasina juba ära hävitanud. Et sellist 2 jutupunkti, mida siis varieeritakse enda vahel. No eks see skisofreenia ongi selline avaliku arutelu baasmuster. Ega loogilist järjepidevust ei taotletagi. Aga võib-olla võiksime natukene kommenteerida seda ka, et mida nüüd arvata ikkagi Euroopa viimastest arengutest, et siin Euroopa ikkagi näib sammuvat massiivse ka rahva raha riisumise poole. Räägitakse 800 miljardilisest laenupaketist, eks ju, ja siis räägitakse mitmete 10 miljardite raha suunamisest Euroopa kaitsetööstusele, et Euroopa praegune eliit näib küll olevat ikkagi täitsa 100 miljonit ja muidugi, miljardit ja muidugi, et Euroopa praegune eliit näib olevat küll ikkagi sellise, hullumeelsuse äärel nüüd, et saab näha, mis sealt välja tuleb. Ei, no ega kokkuvõttes see ei ole hullumeelsus, see on ikkagi täitsa ratsionaalne riisumisprojekt, mina arvan. Et täpselt nagu me nägime ju koroonavaktsiinide puhul seda, nüüd näeme seda militaarindustriaalse kompleksi näol. Mehhanismid on erinevad, jutupunktid on erinevad, aga baasmuster on ju kaunis sarnane. Et meil on tohutu surmav oht, enne oli viiruse näol, nüüd on Venemaa näol. Ja kui me ei taha, et see oht realiseeruks, siis tuleb nõustuda. Rahakoti rauad lahti lööma ja loovutama väga suured summad rahva raha nendele korporatsioonidele. Sest alternatiiviks on Venemaa, ega midagi teha ei ole, eks. Alternatiiviks on surm, 100 miljonite inimeste surm hirmse viiruse käes, mis tuli välja, et osutus tavaliseks hooajaliseks gripilaadseks viiruseks. Aga mehhanism sobib selleks, et rahvalt raha kätte saada ja nüüd siis poliitikud on rakendanud ennast jälle selle sama agendateenistusse. Toona rakendasid agendateenistusse, nüüd rakendavad agendateenistusse, tehakse sama asja.
inimesed, kes neid paralleele näha ei suuda, mõista ei suuda, et noh, mõtlen, et ega nad kõige teravamad pliiatsid ei ole pinalis, nagu öeldakse. Noh, Euroopa lõunapoolsed riigid on ikkagi väga selgelt öelnud, et ja üritavad ajada ka seda poliitikat, et siin ei ole vaja sellist poliitikat Euroopal üldse ajada, et siin Itaalia, Hispaania, Portugal, no millest me räägime, no, mis Vene ohtu nad seal väga palju nagu nüüd oma avaliku arvamuse väljal isegi suudavad lõõtsuda, et seda ei suudetagi tegelikult teha seal üldse. Et see on nagu pigem nagu baltlaste ja Poola selline eripära, et ja seda baltlaste sellist hüsteeriat on siis nüüd kantud praegu Euroopa Liidu struktuuridesse Kaja Kallase isiku kaudu, kes ka saab paremalt ja vasakult ja eelkõige ka nendelt lõunapoolsetelt Euroopa Liidu osariikidelt sealt. Jah, ma ei tea, kui palju sellest on mõtet rääkida, sest et ju ikkagi mõtlemisvõimelised inimesed saavad sellest isegi aru, aga võib lihtsalt osutada, et tähelepanuväärselt viimaste aastate ja ikkagi päris hea hulga aastate puhul huvitaval kombel poliitika põhiküsimuseks on igal juhul üks ja sama asi. Kuidas mingile tohutule ohule viidates saada rahvalt võimalikult palju raha kätte? Kogu aeg üks sama asi. See ei peaks niimoodi olema. Me võiksime keskenduda ka näiteks sellele, kuidas Eestis sünniks rohkem lapsi või erinevad küsimused, mis ei kätkeks seda, et igal juhul on küsimus, kuidas saada rahvalt rohkem raha kätte. Need lihtsalt 3 viimast küsimust on ju suured küsimused sellised, põhinarratiiv kogu aeg. Rohepööre, põhiküsimus, kuidas saada rahvalt rohkem raha kätte nendele korporatsioonidele, kes seda rohepööret ellu viivad. Siis koroona, kuidas saada võimalikult palju raha kätte. Ja 3. teema on siis nii-öelda riigikaitse, eks, kuidas saada võimalikult palju raha kätte. Lisada võib muidugi selle, et kõigi 3 puhul on mitte ainult rahas küsimus, vaid ka selles, et kuidas võimalikult palju inimeste vabadust koomale tõmmata, eks. Et niimoodi rohepöörde puhul kirjutatakse sulle ette, kuidas sa oma elu võid elada või või elada, mida sa võid tarbida või tarbida, millise autoga sa võid sõita või millise autoga võib üldse linna siseneda ja kõik need asjad, eks. Milline su maja võib olla ja ka sul ahi võib olla ja niisugused asjad. Siis koroona puhul on see, et sa nõustuma laskma endale erinevad aineid sisse süstida, mis tähendab siis loobumist ühest põhilistest õigustest, kehalise puutumatuse põhiõigusest, eks. Ja kogu see julgeolekupoliitika puhul muidugi paralleelseks protsessiks raha äravõtmisega on see, et sa pead järjest rohkem loovutama ka oma õigust eraelu puutumatusele. Andma riigile järjest rohkem julgeoleku tagamiseks võimalust sekkuda inimeste privaatsfääri, kes teostada jälitustegevust ja paljastada reetureid ja riigivaenlasi ja kõike seda. Nii et need 2 asja on baasmustriks ja nii kui tuleb järgmine asi, ma olen kindel, et sama mustri jätkudes ikkagi küsimused on samad. Ja kõige selle baasiks on eelkõige irratsionaalne propaganda ja nende puhul, kellele see on suunatud, üritab see irratsionaalne propaganda lõõtsuda ühte konkreetset irratsionaalset tunnet, ehk siis hirmu. Et see on kogu asja baas, et kui me räägime koroona piirangutest, siis loomulikult oli see surmahirm ja hirm selle niinimetatud sesoonse viiruse ees, eks ju, mida siis tõrjuti ükskõik mis vahenditega, tohutu majanduse seisakuga, inimesed pandi kinni oma enda kodudesse, lukustati kõik kohvikud ja kogu elu pandi seisma. Loomulikult rohepöördega on see hirm, ütleme niimoodi, et võib-olla kõige ei tööta nii hästi, et see on ka kõige nagu absurdsem see hirm, et kui sa ikka nagu räägid küll sellest planeedi kliimamuutusest ja kõigest, aga see on nii absurdne tegelikult, see abstraktne ja see ei jõua väga hästi kohale, aga see struktuur on ju ikkagi on küll lõõtsutatud siin Thunbergid ja kõik, et meil ei ole tulevikku ja me kõik sureme ja meil ei ole mõtet üldse elada. Massid ikkagi ei ole seda nagu päris omaks võtnud seda veel, et see on ikkagi et kuulge, lõpetage ära, et aitab küll. Aga struktuur on sama. Argumendi struktuur on ikka sama, et üritatakse hirmutada ja öeldakse, et kui meil on lahendus olemas, eks ju, rohepöörde näol, kui te tahate, et planeet säilib, siis on vaja seda eelkõige maksta. Nii, ja vähem tuleb liha süüa, sellepärast, et lehmad peeretavad kliima soojaks teatavasti. Ja siis on loomulikult Venemaa hirm,
eks ju. Venemaa tuleb ja hävitab ära terve Euroopa, tahab vallutada Euroopat, nüüd me peame siis hakkama vastu sellele seal, et hirm ja veel kord hirm on see, mida süsteem külvab, üritades selle irratsionaalse emotsiooni pealt tekitada selle fooni, kus saab siis rahva raha riisuda. Me muuseas kommenteerisime täpselt sama asja siin Objektiivi raadiosaates, neid 3 riisumiskeemi peamiselt, et rääkisime sellest pikemalt, et kelle huvi on, kuulaku ka seda saadet, jah. Ei no eks see kõik baseerub ikkagi inimpsühholoogia tundmisel, et sa pead aru saama, kuidas inimeste psüühilised protsessid toimivad, millistele baasmustrite kohaselt nad funktsioneerivad ja ehk siis apelleeritakse mingisugustele baaspahedele, mis on kõige liikuma panevamad, eks ma tean, et kommunismi puhul apelleerid kadedusele ja ilmselt nüüd siin on ikkagi pandud nagu rohkem rõhku nüüd hirmule, mitte niivõrd kadedusele. Aga jah, see toimib, et ega väga palju liikuma panevamaid jõude ei ole kui hirm inimeste puhul. Eriti veel selliste inimeste puhul, kellel ei ole eriti tugevat moraalset selgroogu, eks. Ja kui sa võtad sellise inimese, kelle puhul väärikus on isiklike hüvede hierarhias kõrgel kohal, siis sa ei saa teda hästi nagu liigutada sellega öelda, et kuule, et kas sa ei karda, et sa võid surma saada, eks. Ei karda jah, et vähemalt ei karda seda rohkem kui seda, et kardan kuidagi orjaks muutuda, eks. Aga kui sul on, sellised inimesed, kelle puhul juba põlvkondade viisi on tegelikult lammutatud kogu seda kõlbelist vundamenti ja vooruslikku vundamenti ja hüvede hierarhia fundamentaalselt ümber kujundatud, siis tegelikult selline hirm eksistentsi lakkamise ees ongi vaatad kõige suurem liikuma panev jõud. Ma mäletan omal ajal koroona kriisi ja pandeemia nendes saadetes rääkisime sellest ja analüüsisime ka seda fenomeni, et kui inimesel on ära kukkunud selline moraalne selgroog ja massid on moraalselt kompromiteeritud, neil ei ole tegelikult enam mitte kuskilt kinni haarata, neil ongi elu sisuks peamiselt põhimõtteliselt kõhu täitmine, seksuaalsed vajadused ja mingi, ma ei tea, klubis käimine, eks ju, meelelahutus, nii, meelemürkide tarbimine ja nii edasi. Siis oled sa loonud inimese, keda sa tegelikult suudad suurepäraselt hirmu kaudu just nimelt suunata. Sellepärast, et hirm eksistentsi lakkamise ees on sellisele inimesele üheks peamiseks hirmuks üldse, sest ta ei usu ateistlikus üldkultuuris mingisugusesse surmajälgsesse ellu. Ta klammerdub selle oma praeguse eksistentsi külge ja arvab, et see on kogu tema elu sisu. Ja loomulikult, kui keegi tuleb, ütleb, et kuule, see eksistents võib lakata A, kas surmava viiruse läbi, B, kliimamuutuste läbi, golfi hoovuse, ma ei tea, muutmise läbi niimoodi, et põhjapoolkera muutub täiesti elamiskõlbmatuks ja lõunas on liiga kuum ja nii edasi, või Venemaa rünnaku läbi, mis võib lõpetada sinu eluküünlakese, siis see sama mass on põhimõtteliselt täiesti hirmu külvajate meelevallas. Et kui me räägime rohust selle vastu, kogu selle vastiku, valeliku süsteemi revolutsioonilise propaganda vastu, siis ainus roht selle vastu on ikkagi inimesemaks saamine ehk inimeste harimine vooruslikkuses, autentses vooruslikkuses, inimese vooruslikumaks muutmine ja inimese pikema perspektiivi. Rääkisime Eesti E200 poliitikas, siis see kõlab juba niimoodi, et inimesed hakkavad naerma pikast perspektiivist, aga igavikulisest perspektiivist, igavikulise perspektiivi tajumisest ja arusaamisest ja selles elamisest. Nii, et see elukene siin ei ole sinu ainus elukene, vaid tegelikult on see ainult üks etapp selleks, et valmistuda selleks, mida me nimetame igavikuks, ehk siis kas igavikuks Jumalaga või igavikuks ilma Jumalata, mis on hoidku sellest, et kellelegi selline asi osaks saaks. No eks nende kahe vaatepunkti pinnalt avanevad perspektiivid ongi fundamentaalselt täiesti erinevad, nii et on võimalik üsna lihtsasti aru saada, miks inimeste tunnetus
ka ühiskonnaeluga seonduvalt on sedavõrd erinev. Et lõpuks ongi see. Me oleme nii palju siin rääkinud nendest asjadest aastate jooksul, et lõpuks ongi küsimus see, et kui orjale öeldakse, eks, et kuule, et murrame ennast vabaks, siis ta ütleb, et kuule, hull oled, et me võime surma saada. Aga mis siis teha? Et võime küll, jah. Selle protsessi käigus on isegi märkimisväärne tõenäosus vabaks saada, mis on alternatiiv eladagi orjana elu lõpuni. Et siin avaldubki väga erinev vaimne tunnetus. Et mis see hüve siis on? See suurem hüve on, kas siis eksistents ükskõik millisel kujul või siis tegelikult mingisugused moraalsed ja vaimsed ideaalid, mille puudumisel eksistents ise minetab ka mõtte. Nii et, mis see on siis? Vegeteerid lihtsalt. Aga ega see ei seleta inimesele ära seda, kui tal see perspektiiv puudub. Tema vaatepunkt on täitsa teistsugune ja siis polegi midagi teha. Jah, nii on, et kui tegelikult rääkida, siis on täitsa arusaadav, miks revolutsiooniline globalistlik satanistlik süsteem üritab just nimelt kristlikku kultuuri hävitada ja kristlikku Euroopat hävitada, sest kristlikus Euroopas juurdub see printsiip, mille vastu, mis on see, et inimesed on tegelikult võimelised sellele maailmavaatele, religioonile, usule, toetudes üleüldse vabaks saama. Et kui me ju räägime tegelikult eelkristlikust kultuurist, Rooma ja Kreeka, antiik-Rooma ja Kreeka kultuurist, siis seal tegelikult ei ole sellist printsiipi üleüldse nagu personaalsuse printsiip, ehk siis inimväärikust inimese enda pärast ei eksisteeri seal. Inimese väärikus on seotud konkreetsete areteedega, ehk siis voorustega, eks ju. Kui ta suudab need välja arendada, kui ta neid aktualiseerib, siis on tal väärtus. Kui tal tegelikult ei aktualiseeri, siis tal ei ole iseeneses mitte mingisugust väärtus, siis ta võibki olla ori, ta võibki olla vahend, teda võibki kasutada tööriistana oma majapidamises ja keegi ei köhi. Nii, aga kristlus kogu sellele maailmavaatele tegelikult tuginedes ja sellele, kuidas siis öelda, kõige laiemalt nagu lunastusele tuginedes loob üleüldse inimese, kes on võimeline saama autentselt vabaks, kes näeb, mis asi on tegelikult vabaduse hind ja saab aru, et mis on selle vabaduse peamine nagu motivaator. Motivaator on olla vaba hüve jaoks, vaba Jumala jaoks, vaba selleks, et jõuda mitte enam peeglist peeglisse, vaid silmast silma, igavikulise hüvega. See on see peamine eesmärk ja kui massid on sellest ära eemaldatud, kui massidele ei ole enam seda kuidagimoodi edendatud, seda printsiipi, et kogu aeg, iga kultuur, tõsi, kogu aeg on jamasid inimkonna ajaloos, on keskajal, on uusajal, on siin, ma ei tea, Belle Epokil oma enda jamad, kogu aeg on jamasid inimkonna ajaloos ja massid on alati nagu olnud need, kes on üritanud kuidagi vaikselt ära šlikerdada ja neid pole üritatud koolitada. See on terve, kuidas öelda, maailm, mida võib hakata rääkima, arutlema, eks ju. Aga kui ikkagi hingatakse seda kultuuri sisse, kui see kultuur tervikuna on selline, et seal olevad väärtused toetavad vaimu elu, nii nagu, ma ei tea, toidulaud, kus on täisväärtuslik toit, toetab keha elu, eks ju, siis saavad inimesed sellest toitu ja nad on võimelised üleüldse nagu reageerima, ehitama üles väärikaid riike, ehitama, ohverdama ennast perekonna eest, ohverdama ennast, miks mitte ka hüvelise riigi eest, hüvelise valitseja eest, on valmis vaatama kaugemale oma enda väikesest armetust eksistentsist. Eks see eksistents, see nende naudinguline eksistents ei ole kogu ajaloo ja kogu inimeksistentsi hierarhias peamisel kohal. Paratamatult see ongi see, et kui hierarhiat ei asetata inimesest endast kõrgemale, siis inimene ei suuda tegelikult saada tegelikult inimeseks. Nii on, et kui väga lühidalt öeldes, kui surm on kõige suurem hirm, siis vabadust ei eksisteeri. Täpselt. Tegelikult inimeste puhul see nii ongi. Ja surm ei saa olla kõige suurem hirm siis, kui saadakse aru, mis asi see surm on. Ehk surm on ainult lävepakk ellu tegelikult, igavesse ellu. Et siin on see aspekt on oluline, et siis tegelikult ei pea
kartma surma nii hirmsasti. Ja ateistlikuks, materialistlikud massid on selles mõttes kõige hirmsamini türannlikumalt mõjutatavad ja suunatavad. Ja seda me oleme siin viimastel aastatel näinud, et viimastel aastakümnetel, aastasadadel tegelikult, kui see kultuur, revolutsiooniline kultuur lääne ühiskonnas on levinud. Nii on jah, ma ei ole siia palju lisada, ilma et ma siin kordaksin. Jah, tõsi ta on. Aga Eesti on kindlates kätes, selles mõttes on hästi, et valitsus on uus, ministrid on kompetentsed, asjatundlikud. Mina küll ei tunne, et siin midagi halvasti võiks minna. Ei. Et ma usun, et ega see ongi. On põhjust vaadata lootusrikku pilguga tulevikku. Pikk plaan on paigas. Pikk plaan on paigas. Selle nimel töötatakse, nüüd järk-järgult tuleb kannatlik olla ja küll ta hakkab edenema. Hakkab. Väga hea positiivne toon, millega tegelikult ka seda käesolevat arutelu lõpetada. Rohkem positiivsust. Ega 18,7% valijatest toetab praegust valitsust, aga ega siis valitsus ei ole kunagi teinud seda asja ainult reitingute pärast. Ta on teinud seda asja ikkagi lähtudes oma süva veendumusest, mis on parim Eestile loomulikult. Kaitsekulutused 20-le, 25-le ja küll ta hakkab edenema. Küll ta hakkab edenema. Euroopa Liidust teeme föderatsiooni ja liiga vähe võimu on olnud praegu eurobürokraatidel, niimoodi ei saagi valitseda normaalselt, et tuleb anda ikkagi kõik ilusti nende kätte ja küll siis hakkab tulema ka nagu, et mul ei ole seda niimoodi meile räägitakse enam-vähem, et kaitsekulud üles, võim Brüsselisse ja küll siis hakkab minema. Oota, Eesti on üheks, mul ei ole seda uudist praegu siin ees, ma nädalavahetusel silmasin seda, et Eesti on üheks peamiseks eestvedajaks, et Euroopa ja Brüsseli bürokraatiat ohjeldada. Eestist on saanud nüüd selline riik, mis põhimõtteliselt esiteks hakkab ohjeldama nagu meile valitsus, keda me siin esi oleme kiitnud. Tähelepanu selle lause suhtes lõpeb juba seal, kus üldse öeldakse, et Eesti hakkab ohjeldama siin. Aga Eesti hakkab ohjeldama esiteks enda bürokraatiat loomulikult, nii nagu meile lubatakse, aga siis ta hakkab tegelikult üle euroopalist sellist bürokraatiat edendama, ohjeldama. Müts maha teed. Müts maha, vägev. On mehed. Väike Eesti, aga teed niimoodi, et Vägev. Vot. Tegelikult on näha, milline see Eesti, väikese Eesti tegelik potentsiaal on praegu vaatad Kaja Kallast, mis temaga toimub, kuidas tast räägitakse. Mitte lihtsalt niimoodi, tead Tucker Carlsoni saates, vaid Frankfurter Allgemeine Zeitung kirjutab pika analüüsi, et täielik katastroof, läbikukkumine. Et ei. Ja me võime igast asju endale ette kujutada, aga vaat selline see inimese eksistenskord on, et ega sa ei saa nagu reaalsust mõelda teistsuguseks, kui ta on. Et sa võid ükskõik palju rääkida siin sellest, kui kõva superstaar ta ikka on ja kui vägev ta on ja nii edasi. Aga ikkagi on niimoodi, et Kaja Kallas ütleb, et Ukraine's path to NATO is, what's the word, irreversible. Ja järgmine päev ütleb Trump, et see on laualt maas kogu see jutt Ukraina NATO liikmelisusest ja siis pärast Trumpiga kohtumist ütleb ka Rutte, et et mingit Ukraina NATO liikmelisust ei tule, siis tuleb reaalsus koju, sa võid igast juttu rääkida sinna, kõik naeravad ainult sinu üle. Ei, kui sa oled nagu jutupunktide esitaja põhimõtteliselt ja räägidki ainult nagu töötavaid nagu jutupunkte pidevalt, siis ei olegi ju midagi öelda, et sa oled rääkinud ja esitanud jutupunkte, mingit reaalset võimu tegelikult ei ole, mingit võimu seljatagust Kallase-sugusel ametnikul, bürokraadil, jutupunktide esitajal, mitte kõige teravamal pliiatsil pinalis ei ole. Nii, ja loomulikult Frankfurter Allgemeine Zeitung ütleb väga lihtsalt, et Kallasel ei lähe hästi seal, et tegelikult mida me näeme siin, me ilmselt näeme seda, mida me oleme siin ka ju ennustanud, et ilmselt hakatakse Kallast vahetama siin lähiaegadel. USA administratsioon suhtlemine. Täpselt, kui sa ei saa nagu ruubi ja uksest sisse, et mida sa siis tahad, et on peadiplomaat, Euroopa peadiplomaat ei saa ruubi ja uksest sisse, Ruubivad üldse USA administratsioon minu teada ei ole soostunud mingisuguseidki reaalseid suhteid temaga praktiseerima. Täpselt. Et see ei ole see tase. Ja mis on ka täiesti ootuspärane, kui avalikult kuulutud, eks ole, et vaba maailm vajab Trumpi asemel uut liidrit. Millest me räägime suga? Sa oled avalikult niimoodi nagu mingid loosungid lehvitama ja nagu ülbitsema. Et mulle jätab ta kangist üks teismelise tüdruku mulje, kes kodus ütleb emale, isale, mida ta neist arvab, on ja et sa saadad sinna ja saadad paremale ja vasakule kohtadesse, kuhu päike ei paista.
ja siis lähed tead oma töökohale, saad oma esimese töökoha, hakkad seal kontoris samamoodi ülbitsema nagu ülemustega, teie suguse asemele tuleksin otsida ikka mingi korralik inimene. Siis saad teada nagu esimese 24 tunniga, et kuule, võt siin ei ole nagu päris nii need asjad. Tal on ka, et ta on siin Eestis nagu harjunud infotunnis nagu ülbitsema kõigiga ja näitama kohta kätte kõigile. Nüüd hakkasid Trumpi suunal samamoodi käituma. Vaat mis selgus. Enam ei saa teed üldse jutule ega kohtumisele kuskile. Mul on see täpselt see sama tunne, et kui sa ikkagi nagu mängid kodus, veel saad hakkama kuidagi sellega, et mängid kodus sellist jalgu trampivat nartsissistlikku 15 aastast tüdrukut, et siis sa sellega võib-olla kodus veel antakse andeks. Seal on nagu lihtsalt armastussidemed, mis nõuavad seda, et seda talutaks. Aga tõesti nagu töökohal ei ole kellegil mingisugust kohustust sinule midagi andeks anda. Hakka liikuma siit, et mida sa trambid siin? Mida sa siin, mis stseeni sa teed mulle tüdruk siin? Hakka minema. Ja ma arvan, et see on Kallase saatus ka siin lähiaegadel, me näeme ilmselt seda. Ja siis ilmselt serveeritakse niimoodi, et see amet ammendas ennast. Kindlasti. Ma ei tundnud ennast enam niivõrd hästi selles kasvasin välja sellest ametist ja loomulikult Kallasel on ka veel lisaks ju ka veel Barbi argument. Mäletan seda, kui me Barbi peaministrit siin tema Barbi kõnega analüüsisime pikalt ja laialt, et Barbi argument on ju see, mida ta oma peaministri ühes kõnes välja tõi, et naisena on tohutult raske ikkagi neid asju teha, et tegelikult võib olla ka see, et tuleb see argument välja, et ikkagi nagu väga sellises vastikult maskuliinses, mürgises, maskuliinses rahvusvahelises poliitikas ei anta naistele ikkagi piisavalt sõnaõigust. Mina olen see märter praegu. Ma muidugi mõeldes Euroopa Liidu bürokraatiale, siis mõtleme, et toksiline maskuliinsus olekski see peamine iseloomustav omadus, millega ma seda karakteriseeriksin. Täpselt. Toksiline maskuliinsus tädide puhul, et need on tädid, kes on sellise mingisuguse kõige halvema osa maskuliinsusest omaks võtnud ja üritavad seda seal kuidagi edendada. Nii massiliselt nii mees kui naissoost tädisid. Täpselt. Tädism on muuseas printsiip, mis ei tunne soopiire. Et ka meessoost tädisid on Euroopa bürokraatias ja ka Eesti bürokraatias päris märkimisväärselt. Aga mida ma ikka mõtlen nende tõdemuste taustal on see, et mõtle, kui kihvt riik Eesti võiks tegelikult olla, kui saaks nendest hirmukrampidest lahti. Mõtleks oma peaga, langetaks ratsionaalseid otsuseid, vaataks, mis on parim meie rahvale ühise hüve seisukohast ja siis lihtsalt teeks neid asju, otsiks koostööpunkte, vaataks, kellega saab vastastikku kasulikke suhteid edendada, eks ole. Lihtsalt lükkame kõrvale kõik need ideoloogilised ja poliitilised etteantused ja teeme nii, nagu meile tundub hea meie rahva vaatepunktist. Väike riik, vilgas, eks saad kiiresti teha otsuseid, kiiresti muuta suunda, kurssi kohaneda olukorrale. Vähene bürokraatia, madalad maksud, inimestele vastutust oma enda näiteks, ma ei tea, tervisehoiu eest, võimalikult palju rahvale raha kätte, odav energia, saadad kogu oma geniaalne riik, saadad kogu, absoluutselt. Tohutud võimalused, ida ja lääne piiri peal, eks ole, kultuurilises mõttes, majanduslikus mõttes, igatepidi suurepärane potentsiaal. Aga kui oled lihtsalt halvatud sellest hirmust, siis tegelikult kõik läheb põhja. Kogu potentsiaal läheb põhja lihtsalt. Ja ei saagi mitte midagi. Ja lõpuks ongi nii, et sinu territoorium jääb sõjatandriks suurtele omavaheliste õrvete õiendamiseks ja selle sõja ootuses pumbatakse nii rahvast kui maast maksimaalselt välja viieks minema. Ongi kõik. Ja kõik juhtus sellepärast, et sa olid lihtsalt hädine, hirmukrambis, halisev või selline hädapätakas. Ei suutnud väärikalt käituda ja olla enesejuhtimise subjekt. See on muuseas juba omaette saate teema, et milline võiks olla Eesti riik, kui me tõepoolest kõik need krambid lahti laseksime, milline oleks Eesti majanduspoliitika, kultuuripoliitika, milline oleks Eesti suundumus ja diplomaatia üleüldse selles regioonis praegu, millised peaksid olema Eesti nagu laiemad eesmärgid. See on tegelikult päris äge saade oleks, ma arvan, kui sellest rääkida süvitsi. Vaatame, võib-olla teeme selle ka kunagi ära. Kuule, aga ma tänan sind siia saatesse tulemast ja mõtlemast. Aitäh sulle. Toompealt alla tulla on lihtne, nüüd peab üles tagasi kronima.
mäest üles ei lähe asjad nii kergesti kui mäest alla, nagu elu on õpetanud. Täpselt. Hall- ja ülalinna puhul on alati olnud väike pisikene lõhe sees. Meil siin Hall-linnas üritame omadega kuidagi hakkama saada. Eks te ka, sa olete tublid. Keegi peab looma ka seda materiaalset baasi, mille pinnalt valitseda. Igal ühel oma koht. Absoluutselt. Aitäh sulle. Okei, kohtumiseni.